Minu nimi on Lotta Vaher, ma õpin Tartu Jan Poska Gümnaasiumi 12. klassis ja korraldan väitlusklubi ja teen Sihkri meie meediagrupi jaoks hästi palju asju. Ja ma proovin näidata, milline üks minu koolipäev välja võib näha ja praegu ma olengi oma kodu ees ja hakkan kooli jalutama. Olen jõudnud kooli kell 9:45 ja kohe algab esimene tund, mis on ühiskonnaõpetus. Ja täna mul tegelikult ongi ainult 2 tundi ja esimene on ühiskonnaõpetus ja teine on kirjandus. Ja siis ma lähen koju ja teen veel asju ja siis tulen tagasi kooli, et minna ka rahvatantsu. Ja siis on ka kaubanduse mahu suurendamine. Nüüd on kell 12:50, mul sai koolipäev läbi. Mul oligi 2 tundi, sest esimene tund oli koor, kus ma ei pea käima. Nüüd tuleb bioloogia, kus ma ei käi, sellepärast et ma tegin ühe essee, mis oli õpetaja lubas meile saada kursuse niimoodi arvestatud, et me lihtsalt kirjutame ühe essee, mille ma tegin ära, ja siis on inglise keel, kus ma ei pea käima, sellepärast et ma tegin 11. klassis inglise keele eksami ära. Nii et minu arust Poska annab just väga-väga palju vabadust teha neid asju, mis mina tahan teha, sest ma nüüd lähengi koju. Mul on üks ülikooli kursus, mida ma võtan, saan teha seda. See ongi, mul ongi planeeritud niimoodi, et nüüd ma lähen koju ja teen seda, teen endale süüa, siis ma koolis ei söö, sest ma olen vegan ja kui koolis on taimetoitu, siis vegan toitu praegu ei ole. Aga võib-olla üks päev tekib. Nii et põhimõtteliselt ma saaksin sealselt ka söönuks, aga ma pigem eelistan kodus süüa või ise kaasa teha. Ja ma elan suhteliselt lähedal niimoodi 15 minutit jala, nii et ma pigem lähen koju. Ja siis mul tuleb veel rahvatants peale seda, mis on väga äge võimalus, sellepärast et kui mina tulin Poskasse, ma ei olnud kunagi käinud rahvatantsus, täielik võhik sellel alal. 0 kogemust üldse tantsuga ja mind ikka võeti ja nüüd me proovime mingi tantsupeole saada, mingi esineme ja niimoodi. Et minu arust Poska ongi äge, sest see annab võimalusi teha neid asju, mis sa ise päriselt teha tahad. Et mind üliväga ei koti see, et ma pean käima mingi füüsikatundides hästi palju, ma just pigem tahaksin ise valida. Ja mul on tegelikult ka võimalus näiteks valida astrofüüsikat, mis on mingi kindel osa füüsikast. Ma ei pea tingimata just võtma juurde sellist nii-öelda geneerilist füüsikat, et ma saan palju täpsemini kavandada seda, mida ma ise tahan õppida. Ja muidugi otsuseid teha iseenda eest ja okei, see on võib-olla väga klišee, aga öelda, et määrata ise oma tulevik, nagu see meie Poska lööklause on. Nüüd ma olen jõudnud koju, tegin teed, tegin süüa, sõin ja nüüd ma mõtlen, millest ma täpselt tahan veel rääkida. Et mina olen võib-olla Poskas see hull, kes teeb kõike, mida ma vähegi saan teha. Et kui mina tulin Poskasse, ma olen väitleja ja ma küsisin sisseastumisvestlusel, et tere, kas teil on väitlusklubi? Ja nad ütlesid, jaa, meil on väitlusklubi. Ja kui ma jõudsin 10. klassi, siis tuli välja, et see õpetaja oli töölt lahkunud. Nii et väitlusklubi enam ei olnud, aga see, mis mind justkui võlus Poska juures oli see, et ma sain ise luua väitlusklubi. Praegu ma juhin nüüd 3. aastat Poska väitlusklubi ja vahepeal ma olin 1 aasta ma olin Tšehhis vahetusõpilane ja siis sel aastal võtsid ühed minu klassikaaslased või lennukaaslased siis üle selle klubi, aga praegu ma juhin, mina ja Martina Laan juhime Poska väitlusklubi ja me oleme mingid 12-ndikud, me ei ole mingid, ma ei tea, kes iganes, kes tulevad ja teevad, et Poska annab võimaluse minu meelest just tehagi inimestel seda, mis nad tahavad teha, nii kaua kui see on edasi viiv kooli ja kõigi õpilaste jaoks ka. Või näiteks, meil on kooli meediagrupp Sihker, kuhu ma tulin 10. klassis ja Sihker oli ajaleht, aga nüüd Sihker on meediagrupp. Et meil on see paberajaleht, meil on ka podcast Syntax, Spotify's võite kuulata, siis meil on see YouTube'i kanal, kus te praegu olete, siis meil on Instagram, kuhu tulevad mingid erilised asjad, meil on blogi, meil on väga palju erinevaid meediume, mis on tekkinud lihtsalt sellepärast, et õpilased ise olid huvitatud. Et see, et meie siin koolis käime, tähendabki seda, et meie oleme need, kes loovad seda kooli, need, kes loovad siia erinevaid asju. Et just ongi selline, minu jaoks selline vabaduse ja avastamise hetk, selline gümnaasium, et ma arvan, et sellist
ma ei oska väga hästi võrrelda teiste koolidega, aga minu jaoks ta on selline väga uhke tunne, et minu kool on selline, kus mina saan päriselt teha asju ja mind tunnustatakse selle eest, et ma olen huvitatud erinevatest asjadest, mitte ei öelda, miks sa lihtsalt mingi õppimisele ei keskendu. Et siin ma saangi olla päriselt mina ise, ma saan teha neid asju, mis mind huvitavad ka valikainete näol. Mina võtsin näiteks mingi ladina keelt ja mingi Linuxit, on ju. Linux on siis arvuti, operatsioonisüsteem. Et ma saan võtta väga erinevaid asju, et ma ei pea olema lihtsalt humanitaar või lihtsalt reaal või lihtsalt, ma ei tea, IT suunal, et ma olengi kombinatsioon kõigest sellest, mis ma olen ja mis ma tahan teha. Võt, ma tegin nüüd nimekirja asjadest, mis ma tahan järgmise 2 tunni jooksul ära teha, enne kui ma lähen tagasi kooli, et minna rahvatantsu. Ja esiteks mul on üks ülikooli kursus, mida ma teen. Poskas on põhimõtteliselt võimalik saada kursuseid ka selle eest kirja, kui sa teed mingid ülikooli kursuseid, et sisuliselt sa saad õppida neid asju, mis sind huvitavad veel laiemalt kui ainult nende kursused, mida kool pakub. Siis ma teen oma YouTube'i kanalit õppimise nagu ka seotud, et kuidas mingi lahendada mingit teatud ülesannet või ülevaade näiteks mingi geograafiast. Ma pean vaatama üle, kuidas paar videot seal lähevad üles. Siis mul on vaja üks kirjanduse asi lõpetada, millega ma tunnis ei tegelenud, sellepärast et ma rääkisin klassivennaga juttu. Ja siis mul on Sihkri üks koosoleku protokoll vaja homseks teha, sest minu üks tööülesannetest seal on see, et ma vaatan, et koosolekud toimuksid õigel ajal. Ja siis mul on vaja vaadata, et reedel, kui mu väitlusklubi toimub, see, mida mina korraldan koos Martinaga meie koolis, mul on vaja vaadata, et selleks oleks meil väitlusteemad olemas ja me saaksime päriselt väidelda. Et minu jaoks üsna tavaline nagu värk, mitte midagi eriti palju, aga ma tean, et võib-olla mõne jaoks see tundub hästi crazy, et mul just oleks kogu aeg kiire. Ma luban, et tegelikult Poskas aega on väga palju ja sa saad ise valida, mis sa teed sellega. Mina lihtsalt valin sellega teha neid asju, mis mind huvitavad ja mind huvitavad paraku sellised asjad, mis enamikele inimestele tunduvad suhteliselt hullumeelsed. Tegeleda mingist 400 erineva asjaga korraga. Ma istun akna all, nii et autod sõidavad, sorry. Aga ma jõudsin oma ülikooli kursuse asjad tehtud ja mul on umbes tund aega enne rahvatantsu, mille ma kuidagi ka sisustan. Tõenäoliselt loen raamatut või vaatan filmi või midagi. Aga ma mõtlesin vastata ka sellele küsimusele, et kes ja miks peaks Poskasse tulema ja miks ma soovitan Poskasse tulla. Ja minu jaoks on väga lihtne. Minu arust Poskasse peaksid tulema inimesed, kes tahavad teada rohkem maailma kohta, kes tahavad ise avastada ja niimoodi. Et Poskas sulle ei öelda nii palju ette, mida sa tegema pead. Et ongi, ma võtan erinevaid kursuseid, mis mind huvitavad ja sellest kujuneb see, mida mina teada saan. Et meil ei ole näiteks niimoodi, et sa saab võtta matemaatika 3, vaid sul ongi mingi erinevad kursused, mis on küll matemaatikaga seotud, aga see on lihtsalt geneerilist nii-öelda matemaatikat, nagu näiteks meil Treffneris on, niisama ei saa. Mis tähendab, et kui sa tahad näiteks väga spetsiifiliselt ainult matemaatikat õppida, siis võib-olla Poska ei ole täpselt see koht, aga kui sa tahad näiteks näha seoseid erinevate ainete vahel, siis Poska minu meelest on täpselt see koht, kuhu tulla. Ma olen jälle õues, jälle kõnnin, jooksen rahvatantsu ja peale rahvatantsu tuleb välja, et ma lähen koju ja siis kuna meil on võistlused, väitlusvõistlused, siis meil on üks nagu harjutusväitlus ja siis ma võtan sellest osa ja siis ma pean natuke, ma avastasin tegema oma homsete valikkursuste jaoks tööd ja siis ma näitan, mis see on umbes. Et rahvatantsuga ma hakkasin tegelema alles 10. klassis ja ma ei tea, minu eest super äge, et meil selline võimalus on. Ma tean näiteks, Treffneris väga raske on saada ju rahvatantsu, kui sa ei ole varem rahvatantsi olnud, aga meil võetakse kõik vastu ja meil on väga vahva seltskond ka koos. Ja siin on sabad, eks ju. Alati tantsijad märgitakse niimoodi ära. Rahvatants on nüüd läbi ja ma jõudsin koju ja nüüd ma olen väsinud. Ja nüüd, mis ma peaksin tegema, on esiteks puhkama, aga mul on ka paar valikainet, milles mul on iseseisev töö, mida ma pean tegema, sest ma eelmine nädal ei käinud tundides, sellepärast, et mul oli vaja teha teisi asju. Nii et mul on nüüd see võimalus teha nii-öelda järgi need asjad, mis ma enne ei teinud ja mul praegu on veebidisain ja CAD joonestamine, mis on mõlemad arvutipõhised, põhimõtteliselt, et tee arvutis erinevaid asju, õpiprogrammi leiuta midagi selle kohta. Nii et ma lähen teil veebidisaini, proovin välja mõelda, kuidas nuppe animeerida ja siis lähen teen CAD joonestamist natuke ja siis mul on väitlus ja siis ma lähen magan ja siis ma lähen kooli homme ja teen kõike uuesti ja selline see elu on.